Zepp Eesti on nurgakivi ja ma usun ka teie jaoks, kallid nurgakivi vaatajad, üks äärmiselt põnev ja tore koht, sest iga kord, kui me siia tuleme, on meestel meile näidata midagi uut ja põnevat ja mis tore on see, et kõik need tooted, mida nad esitlevad, on kodus äärmiselt efektiivselt toimivad ja me saame kodu lihtsalt korda. Tänagi on üles seatud siin, ma ütleks, väikene laborilaud ja tulevad äärmiselt põnevad teemad. Eelmisel korral me lõpetasime hallitusega. Läheme sama koha pealt täna edasi, et sul on 2 hallitunud lauda. Mida nendega teha? Noh, kuna puit hallitab ja siia tekib puidusine, siis ei olegi rohkem vaja, kui see märjaks lasta, jätta ta seisma selline 10-15 minutit ja siis ta ise silme ees muutub heledaks, hallitus kaob ära. Nii, paneme ta siis korraks kõrvale, see 10-15 minutit las ta seisab ja üks väga tõsine, ma panen toote ka siisamasse juurde, üks väga tõsine probleem minu meelest on katlakivi. Mida teha katlakiviga? Hakkame sellest kõige meile niimoodi lähedamast pihta. Teekann. Siin on paras niukene soga sees, nagu ütleme, kuidas seda kätte saada? Et meil on toode Formula 3685, Nii, leidsin laua mis on spetsiaalselt siis toiduainete tööstuse jaoks ja see lahustab selle katlakivi ära, kaitseb korrodeerumise eest. Paneme ta siia vahe hakkama. Nii ja räägime edasi. Ja teda tuleks lahjendada umbes 1/10. Nii, jälgi sa, kui palju me tohime panna. Nii, aitab. Nii. Ja tähendab poole liitri peale 50 milliliitrit. See on 1/5 ja ta hakkab tööle ka külmalt ja see sama läbitöötanud kemikal selle veega, sellega võib rahulikult minna nüüd mitte ära kallata, vaid panna duširuumi klaaside peale, segisti otsa peale, kraanikausi kraanide peale ja selle sama vedelikuga saab veel puhtaks ka need pinnad koheselt. Ja nüüd siit ära kallates selle vee. Kuhu me kallaksime? Kuidas see palav ei ole? Et kui ma kallan selle vee nüüd ära, siis siit võib näha, et kann on täiesti puhas ja põhi. Lubama oma eksperdi ninaga. Praktiliselt mingisugust lõhna ei ole. Jah, ta on tehtud toiduainetööstus torude sisepesuks. Ta ei vahuta, ta ei lõhna, tal ei ole maitset. Järgmine suur katlakivi probleem on nendel inimestel, kellel on kodus boilerid. Sul on üks boileri põhilisi koostisosasid siia kaasa võetud. Pole väga hull. Ja see, kuidas see välja näeks siis? Selle toru sisse pane. Jah, me võtsime siin ühe sellise kanalisatsioonitoru, panime punni ette, kallasime vett sisse ja siia kallame siis küttesüsteemide läbipesuainet. Paneme nüüd selle samamoodi tenni korraks siia sisse keema. Ma vahepeal võtan nüüd selle esimese katsekeha siit ära. Sellega on veel natukene vara ilmselt, jah. Et noh, ta hakkab kuivama. Lepime sellega niimoodi kokku, et me veel natukene teda niisutame ja järgmine kord, järgmises saates näitame, mis tast välja tuli. Ja praegu see on ennast välja lülitanud. Tuli ei pära, võtame voolu ära ohutuse mõttes. Ja nii, üleliia palav ei ole. Kokku! Nagu ole, see on suurepärane. Nagu uus. Nii nagu uus tõepoolest. Ega ta metallipinda ei kahjusta? Ei, kõik meie happed sisaldavad korrosiooni inhibiitoreid, mis siis ei lase tal ka edasi korrodeeruda. Ja sa oled varunud siia peotäie vana rauda ka, et ma saan aru, et vanad tööriistad korda. No jah, et rooste eemaldamine ja kaitsmine, et ta edasi ei roostetaks, on tegelikult meie jaoks äärmiselt lihtne ja ohutu. Nii, aga täpsemalt sellest siis tõepoolest juba meie järgmise nädala saates ja olge ikka meiega.